Täna on laupäeva hommik ja mina olen suutnud tänast päeva alustada, võiks öelda vihainsuldiga. Ma vist, kui ma üritan meenutada, ma arvan, et ma ei ole mitte kunagi elus olnud nii vihane, nagu mitte kunagi elus. Ja ma olen ikka vihane olnud küll, selles suhtes. 20 aastat sotsiaalmeedias, uskugi mind, mul on kõik öeldud. Kõike, mida te võite ette kujutada, on 20 aasta jooksul mulle öeldud. Aga see, mida üks Short Kristinale, ühesõnaga, ma viin teid paremini pildiga kurssi. Ja ma mõtlesin spetsiaalselt, ma räägin sellest blogis ka, sest et story'd, need kaovad 24 tunniga ära, aga see härrasmees vajab kuulsust nii kaua, kuni YouTube eksisteerib. Ühesõnaga, ärkan mina hommikul, traali-vaali, kõik on tore. Ja mingi hetk Kristina kirjutab mulle, et Mallu, sa ei kujuta ette, ma pean sulle midagi näitama. Ja siis ta saadab mulle screenshot'e. Ja ma ütlen teile täiesti ausalt, liialduseta. Ma lugesin seda, mul oli suu nii lahti, et mul läks lõug paigast ära. Nagu reaalselt ma istusin, lugesin suu ammuli. Ma panen siia ekraanile mõned nendest screenshotidest. Praeguseks on möödas paar tundi, ma enam ei ole nagu nii närvis, kui ma alguses olin, selles suhtes ma olen ikkagi full on kettas, aga alguses ma olin niimoodi, mul käed värisesid, mul pisarad voolasid raevust. Ma olin raevuhüsteerias, kuidas üks mingi hale tont lubab endale sellist käitumist. Ja kui te nüüd küsite, issand, mul väsib käsi ära, sorry, ma panen selle siia. Kui te nüüd küsite, miks kogu see teema pihta algas, siis põhimõtteliselt mingid päevad tagasi Kristina, kokku pööra telefon. Mingid päevad tagasi Kristina käis kuskil väljas ja nägi seda tüüpi. Ja see tüüp selles suhtes võib-olla need inimesed, kes meie podcast jälgivad, kinda nagu teavad teda sellepärast, et vaata Kristina on mõnikord oma nendest eksidest rääkinud nii-öelda varjunimega ja selle tüübi varjunimi oli Kalle. Ja nagu ikka tead, mõnikord juhtub, et oled mingi Mädlin laavis, asjad lähevad persis, sa oled nii kurb on ju. Ja Kristina nägi teda nüüd väga palju aega on ju möödas, ta nägi teda kuskil väljas ja siis ta tegi pilti temast nagu kaugelt. Kattis ta näo ära ja kirjutas subscriberitele, et oh my god, et ma nägin seda Kallet, kellesse ma kunagi nii armunud olin, nii haige mõelda, et ma olen selle tüübi pärast nutnud kunagi. Mis on minu meelest nagu nii obviously, kui ma näeksin kuskil mingit tüüpi, kelle pärast ma olen nutnud, siis ma oleks ka nagu what the fuck. Et see ei olnud kuidagi mõeldud mitte millegi muuna kui iseenda suhtes, et oh my god, hea kloun, ma nutsin selle venna pärast ja now I don't care, vaata. Nagu see ikka üldiselt armumistega on. Ja see oli mitu päeva tagasi, minu meelest, ma ei tea, mitu päeva tagasi. Ja siis tuli sellelt tüübilt, ma panen selle siis esimeseks, mis see esimesena tuli. Aga ühesõnaga see tüüp oli mingi, sa näitad mu nägu ja nime, esiteks nägu poolt näidatud ja nimi oli Kalle, ta nimi ei ole Kalle, ta nimi on Kalvi Kristjan või Kristjan Kalvi, ma ei mäleta kumba pidi, üks nendest on ta nimi. Screenide pealt on näha, mis ta nimi on. Ja need ähvardused, sa arvad, et sa tuntud, oh my god, vaata mis saab, mis gäng sul taga. Tule sa näed, mis gäng Kristinal taga on. Väga suur gäng, mina olen ta gäng. Ja kõik teie olete minu gäng. Nii et meie oleme kõik Kristina gäng, nii et fuck him, on ju. Ühesõnaga, oh my god, see on nii kettes. Ma jätsin story'sse oma numbri. Ma olen nagu, see Short võiks mulle helistada. Ma tahan näha, kas see ongi nagu see viis, kuidas ta naisterahvastega räägib. Aastal 2026 sa loobid rassistlikke ja kohutavaid sõnu inimese kohta, kellega sa oled ise fucking suhtes olnud. Või mis suhe see, ütleme, olid tegelikult põgusalt. Kuidas sa räägid ma olen hüsteerias. Ja mina tahan ühesõnaga teada, kas ta minuga ka julgeb niimoodi rääkida. See on see, mida ma soovin teada saada ja ma põnevusega ootan ta kõne, aga mul on miski pärast siuke tunne, et sellel rotil pole fucking kõneaegagi. Ja ta ei saa mulle helistada, nii et kui keegi teab selle Kristjan Kalle või Kalle Kristjani numbrit, oh my god, saatke mulle, kuigi ma arvan, nüüd see video jääb YouTube'i lingerima forever ja siis mul on number ammu olemas. Ma jätan selle kommentaaridesse, iga kord, kui ma selle teada saan, ma jätan selle kommentaaridesse. Ma panen teile ka siia tema pildi, et te saaksite seda vaadates, kui te tänaval temast peaksite mööda kõndima, siis te teate, millisele Shortile võib näkku sülitada. Ja see on fine, sellepärast, et
ma ei saa isegi öelda meeste kohta, ma saan öelda inimlaadne toode. Maksimaalselt, mis ma saan öelda. Aga ühesõnaga, ma olen superkettas, kell on mingi, ma ei tea palju kell on, ma ei ole hommikust küsinud, ma läksin nii kettasse vahepeal. Nii et ma kodupere naise poole pealt ütlen, keedan see maasikasiirupit, hakkan süüa tegema ja ootan lihtsalt ta kõne. Ja ootame ta kõne ja loomulikult jõuab see kõnega siia YouTube'i, kui ta kunagi mulle helistab. Aga ta on nii kõva vend ja ta on nii kõva vend. Ta pidi alles näitama, mis juhtuma hakkab. Ja I'm all here for it. Päris palju mu käest küsitud selle pitsa retsepti. Ma ütlen, kõige alus on alati hästi hea jahu. Teiseks on oluline see, ta näete, kui fluffy see on. Pitsa taigent ei tohi näppida väga palju, kui sa tahad sellest saada siukse, et sul on nagu need pehmed ääred, eks ole. Kui sa tahad siukest taigent teha, sa pead suhtuma pitsa taigesse armastusega ja kannatlikkusega. Ja nüüd ma näitan, ma panen siia natukene ainult jahu peale. See on nüüd praegu kerkinud mul esimene tiir. Mingi 40 minti, 30 minti kerkis. Ja sa pead väga-väga rahulikult hakkama sellesse suhtuma, nii et ma ei saa filmida ja samal ajal teha. Aga muidu see on sinu ja minu erinevus. Aga ma valasin selle jahu siia lihtsalt peale ja ma ajasin ta niimoodi laiali siin ilusti ja see on kõik, mis ma teen, vaadake. Niimoodi ta ise võttis selle jahu enda sisse ja ma ei kavatse seda rohkem puutuda. Ma teen siukse lillekese valmis ja nüüd ta läheb jälle kilekotti ja that's it. Ja siis 20 mindi pärast paneme veel jahu juurde ja vaatame edasi. Kõige tähtsam on, et tal on kilekott peas. Ma liikusin juba pitsa pealt järgmise asja peale, meil on lammas siin natukene, nii et ma panin grilli hakkama juba. Ütlen ausalt, ma ei tea, mida ma teen praegu. Mingi nürida noaga ka. Ma tean, mis sa teed, sa lõikad lammast. Tõesti, paremat nuga võiks olla. Nii. Selle leivanoaga on parem või? Muidugi, nagu sula või? Ühesõnaga, siit tulevad head lambad ka meil veel. Mul on kõht tühi küll. Ja, sina kallis maitsestad need ära, sellepärast, et mina teen nüüd valmis, sina maitsestad, sa oskad seda hästi. Ma ei oska tegelikult, siis mina olen süüdi, kui süsitan. Kuuga alles ütles üleile, et Malju on profkokk. Nii et do your thing. I will do my thing. Näe, sinna ma eile panin ka lihtsalt ühe ampli, mis enne oli seal. Ja natukenegi siuke äge. Kõik muidugi küsivad ka mu käest Instagramis. Kõik kogu aeg küsivad. Tuhanded. Retsepti. Aga retsept on selles suhtes lihtne. Mina kasutan seda paki, mis iganes see on. Ei, nüüd on kerkiks on ju. Pärm. Paki pärm. Ta on 15, mis iganes, ta on 15. 7. Või 7. Siis panen soola. Kui keegi küsib, palju sa paned umbes soola, näe. Selle poole paki peale nii palju soola umbes. See on see, mis ma siia panen. Ja et pärm kerkiks, alguses panen natuke suhkrut. Aga õli ma veel pole pand. Nagu te näete, siis see on nüüd see teine kerkimine. Ta on jälle läinud mulje täis. Vaata näite lähedalt ka inimestele. See ongi oluline, et ta ujuks. Et tal peab olema elu niimoodi sees. Ja nüüd me paneme siia õli. Näe, vaadake siis, kui kedagi huvitab, palju ma seda õli panen. Nii palju panen õli. Alati, kui paned õli, võtad tsipakene veel soola ja paned soola ka juurde. Alati, kui kasutad vett, sa paned soola. Õli, kasutad soola. Suhkrut paned pannkookidesse, alati paned ka soola, kui sa tahad, et see maitseks hästi. Ja nüüd natukene siia seda jahu veel peale, näete. Ja ongi see kilo jahu siia nüüd ära mul pandud. Jälle võtan selle lusika, nagu näete, ma ei ole veel käega hakanud. Sul ei olnud see pakk enne täis ju? Jaa, aga pool. Nojah, kilo. 2 kilone. Ja näete, jälle ma segan selle siia lihtsalt rõõmsalt laiali, ma ei hakka seda näppima. Ja nüüd äärtest tõmban seda eemale. Nii-öelda mätsid nagu teda siia peale ja jätan ta jälle istuma. Ja nüüd pärast seda teist mätsimist, kui see on nüüd tehtud, ma jätan ta jälle natukeseks elama. Alles siis võtame me ta siit välja ja hakkame käega teda mäkerdama. Ühesõnaga, jah. Ma ei ole Märtenit kunagi elus nii uhkena näinud. Ta ei olnud isegi meie pulmapäeval nii õnnelik. No, inimesed küsivad, las ma siis räägin. Ma räägin, et sa on väga õnnelik. Oma 150 pitsat vähemalt nullist ise teinud, ilma liialdamata. Mulle meeldib, et taustal mängib meie enda blog. Me oleme ikka siuksed nartsissistid. Ei, kuskilt peab saama vaatamisjood. Mina võtan nüüd selle lamba
ja selle tomati, sibula, broileri šašlõki ja lähen neid tegema välja. Libe. See oleks paha üllatus on praegu. Nii. Kas me oleme omadega nüüd valmis? Ja, me oleme nüüd omadega siin valmis. Ajame selle ühtlasel laiali, selle kuuma. Tõstame selle siia peale. Ja siis laseme natuke olla. Vot Türgis tehakse samamoodi lammast, nii et see tuli on täitsa okei siin. Pole hullu midagi. Ma loodan, ma arvan. Vaadake, meie majas ei saa kedagi lapsepeksus süüdistada, sest et Lende, kui ta saab viga, siis ta kirjutab juurde, kes on süüdi. Kus sul siuke hea idee tuli? Ma nägin sinu ildikat ja ma nägin sinikat samal ajal, siis mul tuli mõte. Lende väidab, et ta proovib esimest korda elus Ernest. Praegu see ei ole tähtis, kuna sul ei ole mitte midagi. Sul tuleb punti kuulda. Vahemärkusena ütlen, et Lende sööb väga väheseid asju. Kuidas on? Me peame täna Prismasse minema. Mida? Me peame täna Prismasse minema, sest Prisma müüakse maha varsti. Prismast. Mis sa tahad Prismast? Salatit teha. Seda salatit teha. See on nii head hinnad. Nii head hinnad või? Jaa. Kus sa tead, palju see maksab? Sest sa kogu aeg käid seal. Ja siis järelikult on head hinnad või? See on õige. Me tegelikult varsti peame minema küll Prismasse. Meil ei ole nõudepesuvahendit. Mul on vaja osta suvikõrvitsat. Meil on vaja osta köögivilju, et teha köögivilju ja pulkasi. Me peame pulkasi ostma. Me ei pea, sest meil on pulgad. Me peame pulgade otsa panema köögivilju või marja ostma ja siis peame teha marjapulgad. Siuksed nagu vardad või? See on hea mõte. Võime teha tänkuulud. Mari tuli ka koju ja Hugo läks nii põnevile. Näitab talle Minecrafti. Mul on ise Minecraft. Kas sa oled Minecraftis hea või? No arvutis ei ole üldse. No sa ei pea tegelikult niimoodi tegema, aga okei. Jah, see on cool, see ei ole. Iron on heledum. See on heledum nagu bees. Anna Onamaalla jäätis. Isi. Emä. Hammastel jäädä. Ma näen, jah. Ma tahan ka teha. Okei, sina tee selle poole, mina teen selle. Ei teeme Anna Oona jäätist. Just. Siukse värske. Lama ikka. Ma vaatan. Need pole kunsti. Oota, kus sa need lööd? Oi. Kui ümber läheb, ei ole... See on juba liiga palju. Ei ole. Ja kui läheb maha, ei ole hullu, pärast koristame ära. Sellega, näed, kohe vaata. Tugevamaks, jah? See on keid lahata. See on keid lahata. Perfect. See pole perfect. See on perfect. Lendu, tead mis? Tule vaata korra siia, ma teen sind väga õnnelikuks. Vaata, mis ma assin. Kui on üks asi, mida Lende sööb, siis see on chick-snack. Saate aru, Marta ise tegi, kas sa tegid taigna ka ise või? Aga ise panid masinasse? No, mekime siis. Filmi sina siis. Esimene emotsioon. Kummias. Aga maitsev. Me ei ole samas. Veel paremad. Kui nad nagu krübedad on. Mulle meeldib, kui need on nagu pehmed. Ma eile tegin ka. Mäletad? Ma mäletan, jah. Sa tegid mulle videokõne. Ja siis need olid krõbedad.
sest siis ma panin need kauemaks. me peame vaatama, kas meil on ka vahvlimasin. Kui ei ole, siis peab Prismast ostma. Jah, siis peab Prismast ostma. Ma saan panna toiduvärvi ja siis kui ma mängin sellega piisavalt kaua, siis ma saan süüa seda. Juu, ära söö toidu. Nüüd, kallid sõbrad. Nii pidi on valgus, nii sitt, et sa Ei, ma teaksid. ütlesin, seisad siin. Ei, aga ma seisan siin. Nüüd ta on, näete, ta on väga õhuline, mõnus, elav. Ja nüüd tuleb see salaasi. Nagu te nägite, ma ei ole siia ühtegi muna pannud, aga nüüd me paneme siia ühe muna. Pitsa taiglasse. Ja see, kallid sõbrad, on väike trikk, et te teaksite. Ja ma nagu ma ütlen veel kord, palun mitte kommenteerida, sellepärast Malju ja lapsed kõik võivad kinnitada, et mul on väga head pitsataimed. Palun kinnita seda. Kinnitan väga maitsev oli. Natuke veel panen. Väga, nii hea. Ja nüüd ei ole see, nüüd on see osa, mis me teeme, et ma panen natukene siia lihtsalt jahu. Käed käsime loomulikult puhtaks ja ma kraabin samamoodi ta siin seina küljest lihtsalt lahti. Keeran ta siia peale, näete, lihtsalt ühe voldin, siis võtan teise külje, venitan natukene, voldin, keeran, võtan järgmise külje, venitan natuke ja voldin ja nüüd viimane külg, sama asi, venitan natukene ja voldin ta lihtsalt kokku, nii, näete, miks ta nüüd muutunud on, ta on natukene veel siuke stiki, aga mitte oluliselt. Ja nüüd, kui ta on mul selliseks läinud, siis ma käes rahulikult teen, ma ei peksa teda vastu maad kuskil, ma ei mässi teda jubedalt kokku. See on kõik, mis ma teen. Näete, panin ta siia ja nüüd lihtsalt natukene jahu siia peale. Selline kogus jahu. Pane mul taga jahu. Oota, näe, ja ma teen ta nüüd lihtsalt jälle siukseks palliks, et ta ei oleks nii, no näe, ja nüüd ta on põhimõtteliselt nagu siuke, noh nagu te ikka teete neid. Ja lihtsalt jätate jälle olema. Ja see on viimane kord, kui ta nüüd 15-20 minti puhkab ja siis me lõikame ta tükkideks ja saame hakata tegema pitsat. Nii et käed muidugi peske puhtaks ja jälle kilekott pähe. Kuna meil homme tulevad külalised ja ma koristasin külmkapi ära ja seal ei ole mitte midagi süüa, siis Marta unistus täitub ja me tõesti lähme Prismasse. Eelmine kord ütlesin teile, tuletage meelde, et ma pean ostma nõudepesuvahendit. Kas keegi tuletas? Ei tuletanud. Ja kell on praegu juba mingi 4. Ja see short pole ikka kõneaega saanud, pole ikka kõnet saanud ta käest. Küll aga kirjutas selle kuti ema Kristjanale ja vabandas, et ta nii kohutava poja kasvatanud on. Nii et hea teada, et seal suguses kellelgi süda sees on. Tutvustused igale maitsele, olgu selleks stiilsed rõivad, praktilised kodutarved. Teen tööd. No, no ma ütlesin ju minge vaatame sinna. Tead poja, tegelikult me peaks sulle vaatama ühe dressi, bluusi või särgi ka, selle toome sünnipäevale. Ma vaatan korra. Aga kui me võime mängu asju, eks? No jaa, aga siis vaatame hinna järgi, mida te valite üldsegi, on ju. Ma valin jälle Lego. Jälle valid Lego või? Oota, ma tahan sul vaadata kõigepealt Hugo särki. Ära palun, ära mine. Lapsed tegid väiksed clothes shoppingut. Ma pean ütlema, minu enda isiklikud lemmikud. Oih, siuksed kleidikesed. Hästi venivast materjalist. Mega nunnud. Ja Marta sai siukse. Oi. Siukse sidrunitega. Väga cute. Ma olen väga rahul. Nii. Ja nüüd, mis me lähme teeme? Salatit. Juhuu! Healthy salatit. Ma räägin, see laste karjaga poest käimine on lemmik. Ja meil on lõvijooki või ei ole enam või? Kõndige edasi ja lendu mine sa ka. Vaadake minu ilusat naist. Väike lifehack. Ma ostan kogu aeg neid. See tähendab seda, ma näen esimest korda, ma olen muidu seda kallimat ostnud. Kui ei viitsi ise hakkida,
sibulat või küüslauku. See küüslauk on mega kallis, aga sibul on ise on odavam, aga mõnikord on nii hea, kui lihtsalt on kõik hakitud. Mul hakkad silmad nii vett jooksma, vihkab seda. Ja punase sibul on ka. Nii, aga nüüd see tähendabki, me peame ära minema, kui me külmutatud asju ostame juba. Näidake mulle siis oma korve, tulge siia, mis teie endale ostsite? Mina ostsin endale kroksid sinised. Nii. Siis tegin endale salati. Nii, Hugo? Mina võtsin endale pähklid, mangod, lego enda. Nii. Ma võtsin endale sükse slaimi. Aha. Sükse slaimi, clear slime. Ja salati tegin ma. No näed. Ja siis ma ostsin endale vaseliini. Vaseliini ka, jah? Ja siis ma ostsin endale näts. Okei, ja Marta? Ja siis ühe pudeli vets, et panna teisi asju sisse, nätsu, seda Jogurtit. Ja Kreeko jogurtit, maasika kaetud šokolaadi. Sa ei ostnud seda? Okei. Gliterika. Sa hakkasid juba tegema Seal endale? on 1, 2 ja 3, seal on numbrid. Te valisite endale siis siuksed? See on väike stikker. Ja sina valisid endale süüa, jah? Ei, tema valis Lego. Lego, jah. On küll Lego sul, jah? Aga seda Lego täna kokku ei hakka panema. Sul on teine Lego vaja veel lõpuni panna. Jah, kas või? Vaene? Mis mõttes vaene? Ma ei saa sellest sõnast aru. Vaesus ei ole mingi loodusõnnetus, vaid harjumus ja valik. Aga kuula nüüd, kui ma seda kirjutasin enne. Nii. Vaene. Mis mõttes vaene? Ma ei saa sellest sõnast aru. Vaesus ei ole mingi loodusõnnetus, vaid harjumus ja valik. Kui inimene ei tule oma eluga toime, ei ole küsimus Euriboris ja inflatsioonis, vaid selles, et ta ei viitsi ega taha. No vaata, see ongi nüüd see miinus kirjanike puhul. Sina tead, kuidas sina seda mõtled, aga ükski lugeja ei pruugi täpselt samamoodi mõelda. Nii et, aga see on väga huvitav, kes ei tea, siis Märten tegi sükse asja, kus inimesed saavad siis ise sisse lugeda audioraamatuid. Hetkel meil on pakkuda enda audioraamatud sinna, nii et mina ka just valisin enda audioraamatute sisse lugejad ära. Mul oli endal täpselt sama asi, et mõnda kuuled ja mõtled, ma ei mõelnud oma peas seda lauset niimoodi. Aga väga vahva, väga tore ja Märten on väga tubli, jälle leiutas midagi. On ta meil alles üks leiutajate küla Lotte?